No kujuta ette olukorda, kus kõik näib esmaspilgul täiesti korras olevat, süsteemid töötavad, juhid kinnitavad rahuliku näoga, et kõik on kontrolli all ja igapäevaelu liigub oma tavapärases tempos. Kodus on ka kõik enam-vähem kontrolli all, tööl koosolekud kalendris ja serveriruumis ka vilguvad tuled nii roheliselt, et isegi IT-juht julgeb nädalavahetuseks oma telefoni hääletu peale panna. Ja siis tuleb üks ootamatu uudis, mingi tehniline rike, lekkinud dokument või juhtkonna otsus, mis näitab, et kogu selle rahuliku pinna all oli tegelikult juba ammu mõra. No just niimoodi see august ilmselt välja hakkabki nägema, et teeb meile sellise korraliku testi. Et ei loo probleeme kusagilt tühjalt kohalt, pigem august näitab meile, milline see juht või kokkulepe või suhe või see tehniline süsteem on, et kas see peab survele vastu ja milline siis püsis ainult mingisuguse maine või harjumuse või hea usu najal püsti. Et selle testi põhjusteks on meil need 2 varjutust, mis augustis tulevad, et on meil siis päikesevarjutus, lõvimärgis, mis toimub meil kuu keskel ja kuu lõpus on meil ka kuuvarjutus, mis on kalade märgis, et päikesevarjutus puudutab siis pigem juhte, võimu, nähtavust, identiteeti, sellepärast et ta on lõvimärgis. Ja teine, ehk siis kuuvarjutus, toob siis pigem informatsiooni, on seotud tehnoloogiaga, idealismiga, pettumustega ja võib-olla ka toob siis väga konkreetse küsimuse, et kus lõpeb see ilus lubadus ja kust algab päris vastutus. Teisisõnu, et me ei vaata täna siin ainult seda, mis toimub presidentide, suurte ettevõtete või rahvusvaheliste konfliktidega. Toome selle kõik tagasi ka sinu tavainimese igapäevaellu. Raha, suhted, töö, kodu, tehnoloogia ja otsused, mida siis tuleb ka teha, kui sinu käsutuses ei ole seda tuumakohvrit, pressiosakonda või miljardilist eelarvet. Ja kuigi ausalt öeldes käituvad mõned inimesed oma pere ühise pangakontoga täpselt nii, nagu see oleks mingisugune tuumakohver. No, eriti siis, kui keegi on jälle täiesti põhjendamatult ostnud mingisuguse mõttetu vidina. Just. Ja enne kui läheme augusti sündmuste juurde, tutvustame ennast lühidalt ka neile, kes on meie kanalile sattunud esimest korda. Et mina olen siis Karin, olen praktiseeriva astroloogina tegutsenud juba üle 18 aasta ja minu igapäevatöö hulka kuuluvad siis individuaalsed konsultatsioonid, sünnikaartide tõlgendamine, horaari küsimused, parimate aegade leidmine siis erinevateks uuteks algusteks ja inimeste toetamine erinevates elu ja ka terviseteemades. Ja minu jaoks ei ole astroloogia ainult teooria või mingisugused sümbolid, et mind huvitab eelkõige see, kuidas inimene saab seda teadmist oma päriselus ja praktiliselt kasutada. Kuidas teha teadlikumaid otsuseid, mõista oma korduvaid olukordi ja näha, millal on aeg tegutseda ja millal tasub samm tagasi astuda. Ja mina olen Urmas, minu põhitähelepanu on siis mundaanastroloogial ja see tegeleb peamiselt siis riikide poliitika, majanduse ja suuremate ühiskondlike tsüklitega. Lisaks tegelen ka finantsastroloogiaga ning tarkvara arendusega ja olen ka meie kogukonna ja Astroviili looja. See on ka rakendus, millest me kohe räägime veidi pikemalt, aga lühidalt öeldes aitab see siis vaadata sinu sünnikaarte, isiklikke transiite, kalendreid, olulisemaid perioode ja leida ka parimaid aegu. Mhm. Et koos moodustame siis astroloogia abi ja pakume konsultatsioone, koolitusi, sünniaja rektifitseerimist ehk siis sünnikellaja täpsustamist, ka paaride ja laste sünnikaartide käsitlusi, ettevõtete nõustamist ja erinevaid astroloogilisi tööriistu. Jah, kogu nimekirja ei hakka me siin praegu ette lugema, sest muidu jõuab esimene varjutus enne kätte, kui me siin lõpetame. Ja meie tegemistega saab lähemalt tutvuda aadressil astroloogiaabi.ee. Enne prognoosi juurde asumist tuleb aga teha üks oluline täpsustus. Jah, nimelt selles videos jagatav astroloogiline teave on mõeldud hariduslikuks või informatiivseks kasutamiseks. See ei asenda finantsõiguse ega meditsiini
ega ka muid professionaalseid nõustamisi. Kui Mm. räägime näiteks majandusest, lepingutest, tervisest või geopoliitilistest sündmustest, esitame astroloogilise tõlgenduse ja oma hinnangu. Need ei ole garanteeritud ennustused. Astroloogia aitab meil näha ajastust, võimalikke teemasid ja korduvaid seoseid, kuid inimene peab ikkagi ise otsused tegema ja analüüsima seda olukorda või informatsiooni. Et kui Marss teeb näiteks kvadraati Neptuuniga, ei tähenda see, et pangale võib öelda, et ma ei maksa sellel kuul laenu, sest et taevas on sellised seisud. Ja et varjutus on automaatselt piisav põhjus töölt lahkumiseks, suhte lõpetamiseks või kogu raha mõnda väga inspireerivasse projekti paigutamiseks. Ja kasutage ikka siis oma otsustusvõimet. Meie aitame teil vaadata suuremat pilti, kuid rool on ikka teie käes. Ja Juuli andis meil juba üsna selge eelvaate sellest, kuidas ootamatu sündmus võib tabada ühendusi, taristut, energiavarustust. Marsi ja Uraani ühendus kaksikutest tõi tähelepanu siis alla just elektri, transpordi, sillad, kommunikatsiooni ja ka erinevad tarneahelad. Marssi võib siin ette kujutada siis sellise raske vasarana ja Uraan on näiteks kõrge pingejuhe või elektriline lühis või ootamatu purunev surveklapp. Et kui need kaks jõudu kokku puutuvad, ei pruugi asi hakata viisakalt ja aeglaselt hoiatusi meile andma, vaid ta võib ühel hetkel lihtsalt suure paugu järele anda. Ja siin tuleb aga teha siis väga oluline täpsustus, et selline planeetide seis ei tähenda, et iga sild põleb ja iga server kukub kokku või et kõik inimesed peaksid oma kodumasinaid nüüd keldrisse viima ja seal küünlavalgel paremaid aegu ootama. Et aspekt toimib pigem päästikuna. Ta ei pea nõrkust tekitama ja kindlasti ise ei tekitagi mitte midagi, vaid et ta paljastab lihtsalt selle vea, mis oli süsteemis juba varem olemas, aga ei olnud veel piisava surve alla sattunud. Ja sama loogika kehtib ka inimeste elus. August ei pruugi suhet või töökohta või ka rahalist olukorda rikkuda, küll aga võib ta näidata, millises kohas oled juba kaua eiranud midagi, mis vajab parandamist. No just, nagu näiteks auto armatuurlaual põlev kollane tuluke, mis võib-olla tekitab sul sellise mõtte, et ta vist põleb seal niisama, auto ju ometigi sõidab. Jah, ja siis ühel hetkel selgub, et ta ei põlenud seal niisama, ta üritas sinuga juba jaanuarist saadik suhelda. Et august on võib-olla põhiküsimus see, et kui kaua see nõrkus tegelikult juba olemas oli, kui tööl kukub süsteem kokku, tasub vaadata, kas see sõltus liiga kaua ühest inimesest. Kui suhe jõuab kriisi, tuleb küsida, milline teema jäi korduvalt rääkimata. Kui rahaasjad lähevad pingeliseks, tuleb vaadata, kas probleem algas tõesti nüüd või on eelarve püsinud juba kuid lootusel, et küll järgmine kuu kuidagi päästab. Jah, no see on selline ebamugav küsimus, sest palju lihtsam on ju süüdistada Merkuuri või ülemust või valitsust või seda ühte inimest perekonnast, kes alati mingi asja korraldab. Ja astroloogia muutub kasulikuks ju alles siis, kui see aitab näha seda süsteemi, mitte ainult süüdlast. Jah, enne kui läheme nüüd üksikute sündmuste juurde, vaatame korraks tervet kuud ühe kalendrina siin. Et siin on palju planeetide asetusi, kuid kiire ülevaate jaoks tasub siis meelde jätta võib-olla mõningased tugipunktid. Et seda kuud võib vaadata siis sellise 4-osalisena. Kõigepealt koristame vana ära, siis tuleb päikese varjutus ja suunamuutus, siis tekib surve tõestada, et uus plaan päriselt töötab ja kuu varjutus siis lõpuks näitab, kas suur visioon ja praktiline tegelikkus omavahel ka kokku lähevad. Just, ja kõiki selliseid väiksemaid aspekte ei hakka me selles videos siin päev-päevalt läbi võtma, et seda tegime me juba tegelikult oma kogukonna liikmetele mõeldud kuu ülevaates. Siin me keskendume siis aspektidele, mis kujundavad terve kuu fooni. Just, sellel graafikul siin näeme siis augusti üldist energiataset. See ei tähenda, et roheline ala on automaatselt hea ja madalam koht tähendab, et inimene peab kaardinate taha peitu pugema. Ja pigem näitab graafik, millel on lihtsam saada toetust ja liikuda loomulikuma vooluga.
ja millal võib siis tegevus vajada rohkem kontrolli, kannatlikkust või ümberhindamist, et kuu keskpaigas, eriti seal 13 ja 15 augusti ümbruses liigub energia kõrgemale. See toetab siis suhtlemist, ideede esitlemist, kokkulepete sõlmimist ja suurema visiooni sõnastamist. Samas tuleb jälgida, et lubadus ei kasvaks tegelikust võimekusest suuremaks. jah, teisisõnu, näiteks mikrofon võib töötada ju väga hästi, aga see ei tähenda automaatselt, et see kohe laos olemas on, kui sul seda vaja on. ja et Marsi ja Neptuuni pinge tõttu langeb energia 17–19 august kiiresti. Motiivid võivad muutuda häguseks ja tegevust võib olla rohkem kui reaalselt tulemust. Järgmine madalam koht tuleb siin 21–22 augusti ümber, seal lisanduvad suhetele, rahale ja kokkulepetele realistlikumad piirangud. See ei ole parim aeg survestada teist poolt kiiret otsust langetama ega võtta ka endale tähtaega, mida sa tegelikult täita ei suuda. jah, madal energiakoht ei tähenda, et elu jääb seisma, pigem tähendab see seda, et augusti teises pooles ei tasu kõiki probleeme lahendada jõukiiruse ja valjema häälega. Läheme nüüd siis kuu algusesse tagasi ja vaatame, kuidas enne suuremat survet vundamenti kindlustada. Augusti algus annab enne suuremaid sündmusi väga vajaliku ettevalmistusaja. Kuu jõuab meil 6. august viimase veerandi faasi sõnnimärgis. See on selline lõpetamise, vähendamise ja koristamise aeg. Sõnn toob tähelepanu alla raha, vara, keha, mugavuse ja kõik selle, mille säilitamine nõuab reaalseid ressursse. Seega tasub vaadata, mille eest sa maksad, kuigi sa seda enam ei kasuta, milline kohustus neelab pidevalt aega ja milline mugavus on muutunud kallimaks, kui see võiks olla. See võib olla täiesti praktiline tegevus, näiteks tühistada tarbetu teenus, vaadata üle püsikulud, lõpetada tööprojekt, mis ei too raha ega ka arengut, parandada asi, mida oled mitu kuud iga päev pahaselt vaadanud, aga mille parandamiseks ei ole millegipärast leidnud omale 10 minutit aega. Tavaliselt kulub katkise sahtli pärast vihastamiseks lõpuks rohkem aega kui sahtli parandamisele, aga inimene on ju põhimõttekindel, ta ei anna sahtlile niisama lihtsalt alla. Just, samal ajal liigub Veenus meil kaalude märki ja suhted ja läbirääkimised muutuvad oluliseks. Veenus kaaludes ei otsi lahendust, kus üks pool võidab ja teine jääb tühjade kätega. Tema tahab kokkulepet, kus mõlemad saavad midagi väärtuslikku, tema tahab kompromissi. See sobib hästi hinnastamise, vastutuse ja ühiste kulude ülevaatamiseks. Paar saab läbi rääkida, kes mille eest maksab. Meeskond saab jagada ülesandeid nii, et koormus ei jääks ühe inimese õlgadele. Ettevõtja võib vana kliendiga arutada uusi tingimusi, enne kui varasem kokkulepe hakkab mõlemat poolt ärritama. Kuu alguse kõige tugevam aspekt on siis Päikese trigoon Saturnile. Päike esindab siin otsustajat, Saturn aga struktuuri, tähtaega, vastutust ja arusaamist, et kõik väärtuslik ei valmi üleöö. Seda võib võrrelda sulatusahjuga. Tuleenergia on olemas, kuid ta ei põle kontrollimatult. Ta on suunatud kindla tulemuse saavutamisele. Ja see tähendab, et sa ei pea oma autoriteeti häält tõstes tõestama. Piisab sellest, et sul on selge plaan, realistlik ajakava ja valmisolek võtta vastutust ka siis, kui tulemused ei tule kohe. Ja igapäevases elus tähendab see väga lihtsaid asju. Tee eelarve, pane paika remondiplaan, ütle välja tähtaeg, millega sa suudad töö päriselt valmis saada. Kui sa tead, et sul ei ole võimalik projekti näiteks reedeks lõpetada, siis ära ütle, et reedeks, lootuses, et neljapäeva öösel saabub üleloomulik töövõime. Ja Saturn ei armasta selliseid selgrootuid plaane, mille peamine sõnum on küll ma kunagi teen. Jah, Saturnil ei ole vaja muljet avaldada. Talle tuleb lihtsalt näidata, et süsteem töötab. Kuu võtmesündmus, võib nii öelda, saabub meil 12. augustil, kui toimub siis täielik päikesevarjutus Lõvi märgis 20. kraadis. Lõvi on päikese kodumärk. See toob tähelepanu alla siis presidendid, monarhid, tegevjuhid
kuulsused ja kõik inimesed, kelle ümber mingisugune süsteem tiirleb. Päikesevarjutus võib sellise keskse kuju valguse ajutiselt siis kustutada. See ei tähenda automaatselt surma või ametist lahkumist, see võib tähendada autoriteedi nõrgenemist, varjatud asjaolade avalikuks tulekut või hetke, mil vana juhtimisstiil lihtsalt enam ei tööta. Ja tegemist on meil lõunasõlme varjutusega, see tähendab, et uus etapp eeldab millestki vanast loobumist, eriti siis, kui riik, ettevõte või perekond on oma identiteedi sidunud ühe keskse inimesega, vana kuvandi või kunagise edulooga. Kujuta ette ettevõtet, mille kogu maine sõltub asutajast. Ta on ettevõtte nägu, hääl, legend ja ilmselt ka inimene, kelle foto ripub kontori foyees veidi liiga suurelt. Samal ajal ei pruugi tema ümber olev süsteem enam töötada. Meeskond on väsinud, juhtimine on aegunud ja keegi ei julge öelda, et kunagisest tegevusest on saanud pudelikael. Sellises olukorras võib varjutus näidata, et troon on veel alles, aga sära on sellelt juba ammu haihtunud. Jah, sama võib toimuda ka riigi tasandil, et juht võib formaalselt ametis jätkata, kuid tema otsustusvõime, maine või toetus võib saada tugeva löögi. Samuti võib avalikuks tulla informatsioon, mis muudab seda, kuidas tema varasemalt otsuseid siis hinnatakse. Varjutuse rada algab seekord Venemaa Arktikast, liigub üle Gröönimaa, Lääne-Islandi ning jõuab lõpuks Hispaaniasse välja. Traditsiooniliselt jälgitakse varjutuse puhul eriti neid piirkondi, kus ta siis nähtav on. Seetõttu tasub järgnevatel kuudel tähele panna just Venemaa, Gröönimaa, Islandi ja Hispaania juhtide ning valitsustega seotud arenguid. Ja et Gröönimaa on juba olnud meil suurte geopoliitiliste huvide keskmes ja varjutus võib näidata, et surve või vaidlus selle ümber ei kao. Hispaania puhul võivad keskseks muutuda suhted Ameerika Ühendriikide, NATO ja Lähis-Ida poliitikaga, mis on juba tolmu üles keerutanud. Venemaa puhul on seos siin veel otsesem. Varjutus puudutab ka Putini sünnikaardis siis Pluto ja Lõunasõlme piirkonda. Tema täpne sünniaeg on vaieldav, seega ei saa majade ja telgede seoseid siin kindlalt kasutada, aga kraadiline kontakt ise on juba tugev. Ja saab mõjutatud siis Venemaa 1991 aasta riigikaart ka. No, see võib tuua olulise pöörde Venemaa juhtimises, majanduses, energiasektoris või isegi Ukraina sõjas. Aga siinkohal tuleb olla siis täpne, läbimurre ei tähenda automaatselt sõja lõppu. Läbimurre võib olla uus rahuplaan, rindejoone muutus, juhtkonna võib-olla selline sisemine konflikt, majanduslik surve või informatsioon, mis muudab senise strateegia jätkamise lihtsalt raskemaks. Ja et varjutused ei tööta ka ainult ühel päeval, et august võib anda sündmuse, otsuse või avalikuks tuleva asjaolu, mille tegelik ulatus saab selgeks alles järgnevate kuude jooksul. No seetõttu ei tasu 13. augusti hommikul uudiseid vaadates öelda, et no midagi ei juhtunud ju. Et varjutus ei ole meil nagu kullerteenus, mille puhul saad jälgimisnumbriga vaadata, kas sündmus jõudis kell 20:45 pakiautomaati. Ja toome selle nüüd maailmapoliitikast ka inimeste igapäevaellu, et kõige tugevamalt puudutab lõvivarjutus siis neid, kelle sünnikaardis on isiklikke planeete või majatippe 17 kraadi kuni 23 kraadi lõvis, veevalajas, sõnnis või skorpionis. Ehk siis need on sellised fikseeritud märgid. Nad hoiavad, säilitavad ja püüavad juba loodud vormi stabiilsena hoida. See on väga kasulik siis, kui midagi tuleb lõpuni ehitada ja keerulisemaks muutub olukord siis, kui püütakse säilitada vormi, mis on oma tegeliku eesmärgi juba kaotanud. No, päriselus võib inimene mõista, et ametinimetus, mille nimel ta on aastaid töötanud, ei vasta enam sellele, mida ta päriselt teha tahab. Ta on võib-olla saanud lõpuks juhiks, kuid avastab, et tema päev koosneb nüüd ainult koosolekutest, tabelitest ja probleemidest, mida teised talle rõõmsalt edasi delegeerivad. Ja ettevõtja võib avastada, et tema isiklik tuntus varjab ettevõtte nõrka süsteemi. Kõik kliendid tahavad rääkida ainult temaga, kõik otsused ootavad tema kinnitust ja puhkus tähendab seda, et ta vastab rannast töömeilidele.
Suhtes võib üks inimene väsida olemast see, kelle ümber kõik keerleb ja perekonnas võib esile tulla küsimus, kes otsustab, kelle vajadused on seni kõige rohkem ruumi saanud ja kas üks inimene on sunnitud pidevalt olema tugev, sest teised on sellega lihtsalt harjunud. Ja rahaga seotud olukorras võib selguda, et mingit kulukat elustiili hoitakse alles ainult maine pärast. Auto, maja või muu väljapoole paistev sümbol võib olla muutunud koormaks, kuid sellest loobumine tundub inimesele justkui identiteedi kaotusena. Ja lõunasõlm näitab, et kõike vana ei saa uude etappi kaasa võtta. Kõige keerulisem osa ei pruugi olla välise asja kaotus, vaid küsimus, kes ma olen siis, kui ma enam ei ole juht, päästja, parim töötaja või inimene, kes alati kõigega hakkama saab. Varjutuse ajal ei pea sellele kohe lõplikult vastust leidma. Esmalt tuleb vaadata, milline vana roll peab lavalt lahkuma. Ja vahel tuleb tunnistada, et see roll ei olnudki enam roll, vaid täiskohaga kostüüm, mida inimene kandis ka kodunt lahkumata. Kui sa praegu mõtled, et kõik see on väga huvitav, aga tahaksin teada, kuhu lõvivarjutus minu enda sünnikaardis langeb, siis oma sünnikaarti saad uurida meie kogukonna portaalis. Sest ausalt öeldes on üsna suur erinevus, kas varjutus puudutab sinu karjääri, suhteid, kodu või näiteks rahaasju. Üldprognoos annab meile küll ilmaennustuse, kuid sinu sünnikaart näitab ju täpselt, kas tuleb vihmavari kaasa võtta või peab seda tegema hoopis sinu ülemus. Et asume aadressil kogukond.astroloogiaabi.ee, kuhu me oleme loonud eraldi eestikeelse keskkonna. Seal saad vaadata oma sünnikaarti ja tutvuda ka siis oma käimasolevate transiitide aspektide tähendustega. Lisaks on videodele ka seal artikleid, astroloogilisi ülevaateid ja muud materjali. Minu igakuine tervise ja heaolu ülevaade ilmub samuti ainult meie tasulisele kogukonna liikmele. Ja oluline on mõista, et kogukonna portaal ei ole sama, mis on meie YouTube'i kanali liikmelisus, et YouTube'is me jagame ainult siis videomaterjali, aga kogukonna portaalis on siis sünnikaardi ja transiitidega seotud personaalsed tööriistad ja võimalus siis meie sisuga omas tempos ka tutvuda. Liitumine on lihtne ja ligipääs avaneb kohe. Võid ennast ka esmalt näiteks tasuta registreerida, nii saad juba oma sünnikaarti vaadata ja tutvuda meie tasuta võimalustega. Halvimal juhul saad teada, et kus sinu Saturn siis asub, aga parimal juhul avardad oma maailmapilti ja oled seeläbi juba saavutanud olulise eelise. Just, ja aadress ikka siis kogukond.astroloogiaabi.ee. Aga tuleme nüüd tagasi augusti juurde, sest et varjutuse järel hakkab väga kiiresti liikuma ka informatsioon. Jah, päikesevarjutus muudab eriti kõnekaks see, et samal ajal on väga tugev Merkuuri energia siin üleval. Merkuur puutub kokku Pluto, Neptuuni ja Uraaniga. Informatsioon, tehnoloogia, võim ja varjatud asjaolud satuvad üheks tervikuks. Merkuuri opositsioon Plutole võib tuua avalikuks midagi, mida keegi on püüdnud kontrollida või varjata. Sama võib olla ka näiteks siis mingisuguste dokumentidega, siin võib olla seos uurimise avalikuks tulnud kirjavahetuse või läbirääkimistega, kus sõnad mõjutavad otseselt raha ja võimu. Ja globaalsel tasandil võib see puudutada juhte, energiaturgu, sõjalisi läbirääkimisi või kuulsate inimeste kohta avalikuks tulevat informatsiooni. Uraani mõju lisab ootamatuse ja tehnoloogia. Seetõttu võib teave tulla andmelekke, uue tehnilise meetodi, satelliidipildi või mõne muu lahenduse kaudu, mida veel mõni aasta tagasi ei olnud võimalik kasutada. Samas on meil mängus ka Neptuun. See tähendab, et iga šokeeriv paljastus ei pruugi olla automaatselt tõde. Augusti keskpaigas tuleb eristada 3 asja, mida väidetakse, mida on tegelikult tõendatud ja kes võidab sellest, kui inimesed mingit versiooni uskuma jäävad. See on eriti oluline sotsiaalmeedias, kus kõige vähem kontrollitud väide saab sageli kõige suurema pealkirja, sest me ei ole veel kindlad, pealkiri ei ole üldse algoritmide jaoks piisavalt dramaatiline.
ja igapäevaelus võib see olla väga isiklik vestlus, kus keegi ütleb lõpuks välja selle, millest kõik on seni lihtsalt vaikinud. Siin tuleb siis vältida olukordi, kus vestlustest saab ülekuulamine. Eesmärk ei ole sundida teist inimest kinnitama sinu varasemat kahtlust. Eesmärk on saada võimalikult selge pilt. Küsida konkreetseid küsimusi, kuula vastuseid, erista fakte sellest, mida sa kardad või loodad. Merkuuri ja Jupiteri ühendus mõni päev hiljem võib panna meid seevastu väga suurelt rääkima. See sobib esitlusteks, turunduseks ja suure idee saavutamiseks, kuid oht on selles, et kui lubadus muutub siis suuremaks kui tegelik võimekus. See on selline klassikaline olukord, kus turundusosakond lubab kliendile revolutsiooni, aga tootmisosakond kuuleb sellest esimest korda alles otseülekande ajal. Seetõttu kontrolli enne suure lubaduse andmist meeskonda, eelarvet, ajakava ja tehnilist võimekust. Suur idee ei ole probleem. Probleem on see, kui keegi peab hiljem selle suure idee väikese meeskonna ja 3 pikendusjuhtmega päriselt valmis ehitama. Kuu keskpaiga kõige keerulisem tegevusaspekt on meil 17 august, kui Marss teeb kvadraati Neptuunile. Marss tahab tegutseda, vallutada, lahendada ja edasi liikuda. Neptuun aga lahustab suunda, muudab motiivid häguseks ja võib panna inimese võitlema probleemiga, mida ta ei ole õigesti määratlenud. Seda võib võrrelda olukorraga, kus vajutad gaasipedaali, aga kütusepaaki on sattunud vett. Mootor teeb häält, energiat kulub ja inimene tunneb, et ta pingutab tohutult, kuid tegelikku liikumist ei toimu. Või ta liigub, aga vales suunas, et selline päev, kus inimene lahendab suure pühendumusega probleemi, mida keegi temalt tegelikult ei palunud. Ja vähimarss võib lisada soovi kedagi päästa, kaitsta või tema eest vastutust ära võtta. Kavatsus võib olla väga hea, kuid inimene ei pruugi olla küsinud, kas tema abi üldse vajatakse. Vanem võib hakata täiskasvanud lapse probleemi tema eest lahendama, partner võib võtta enda kanda teise inimese rahalise kohustuse, töötaja võib jälle päästa projekti, mille juhtimine ei olnud algusest peale tema vastutus. Ja kuna ta suudab selle järjekordselt ära päästa, siis otsustavad kõik teised, et süsteem töötab suurepäraselt. Täpselt, ja mõnikord ei lase päästmine probleemil nähtavaks muutuda. Praktiline juhis on järgmine. Ära tee jõulist otsust ainult sellepärast, et olukord tekitab tugevat emotsiooni. Kontrolli esmalt fakte, küsi, mida teine inimene päriselt vajab, pane kirja, milline osa olukorrast on sinu vastutus ja milline mitte. Ja tööelus ei ole see parim aeg käivitada projekti, mille eesmärk, rollid ja rahastus on veel ebaselged. Kodus ei tasu alustada suurt remonti ainult sellepärast, et tekkis tugev tunne, et kõik tuleb kohe ümber teha. Rahaasjades ei tohiks päästa teist inimeste laenuga, mille tagasimaksmise võimalust siis keegi ei ole kontrollinud. Jah, no eriti halb plaan on võtta laenu selleks, et aidata inimesel tasuda eelmist laenu, mille ta võttis selleks, et tasuda üle-eelmist laenu. Mingil hetkel ei ole see enam lihtsalt abistamine, vaid väga kallis ringmäng. Selle aspekti parim kasutusviis on vigade kaardistamine, puhkamine ja motivatsiooni tegeliku põhjuse kontrollimine. Kuu teine suur kõrgpunkt saabub meil 28. augustil, kui toimub osaline kuuvarjutus Kalade märgis. See on 3. ja viimane 3 kalade kuuvarjutusest ning lõpetab siis selle protsessi, mis algas juba varasemate varjutuste ajal. Kalad toovad esile usu, idealismi, ohverdamise, ka kaastunde ja sisserände, ookeanid ja piiride lahustumise. Neitsi vastasmärgina toob aga mängu tehnilise oskuse, töökorralduse, analüüsi ja väga konkreetse küsimuse, kas süsteem päriselt toimib. Seega on vastamisi suur ideaal ja praktiline teostus. Võib olla väga ilus eesmärk, kuid kuuvarjutus näitab, kas selle taga on piisavalt inimesi, raha, teadmisi ja selgelt jagatud vastutus. See on nagu heategevusprojekt, mille missioon on päästa maailm, kuid keegi ei ole avanud pangakontot, määranud projektijuhti ega kontrollinud, kes üldse tellitud bussi juhib. Varjutuse ajal on Merkuur peaaegu täpses ühenduses Päikesega Neitsis.
Merkuur on Neitsis tugev, ta kirjeldab informatsiooni, tehnilisi detaile, dokumente, kaubandust ja analüüsi. Varjutus tähendab aga, et midagi selles informatsioonis võib esialgu olla varjatud või nähtav ainult osaliselt. ja samal ajal on Päike ja Merkuur kvadraadis Uraaniga kaksikutes, see lisab ootamatu uudise, tehnilise katkestuse või mingisuguse infošoki. Plaan võib muutuda mõne tunni jooksul, sest ilmub uus fakt, süsteem lakkab töötamast või keegi ütleb välja midagi, mida ei saa enam tagasi võtta. See võib puudutada meediat, sidevõrke, transporti ja andmesüsteeme. Ja augusti lõpus tasub seetõttu jätta plaanidesse varuaega, teha andmetest varukoopia ja vältida olukorda, kus kogu süsteem sõltub ühest seadmest, ühest inimesest või ühest ligipääsust. Kui kogu ettevõtte paroolid on ühe töötaja peas ja see töötaja läheb puhkusele, siis ei ole tegemist küberturvalisusega. Tegemist on ettevõtte versiooniga põgenemistoast. Ja keegi ei tea, kas vihje on lauasahtlis või Taavi isiklikus telefonis. Kalade varjutuse juures kerkib väga selgelt esile ka Ukraina teema. Selle varjutuse perekonna siis varasemates punktides kordus tugev surve Zelenskile ning katsed suruda siis Ukrainat Venemaaga rahulepingu poole. Sama teema kerkis esile koos Ukraina sisepoliitika ja korruptsiooni uurimisega. Seetõttu võib augusti lõpu varjutus tuua uue rahuplaani, avalikuks tuleva informatsiooni, muutuse võib-olla läbirääkimistes või veelgi tugevama surve just Ukraina juhtkonnale. No siin tuleb arvestada ka uraani kvadraadiga, et uraan kaksikutes võib süvendada lahknemisi, jagada liite kaheks ja tuua nähtavale erinevused, mida seni püüti siis ühise sõnumi taha peita. See võib puudutada lääneriikide omavahelisi erimeelsusi, kõik vajavad avalikult, kõik võivad siin siis avalikult kinnitada, et eesmärk on ühine, kuid samal ajal võivad riigid väga erinevalt hinnata sõja jätkamise hinda, rahulepingu tingimusi ja tulevast julgeolekukorraldust. Jah, ehk see suur perepilt tehakse endiselt ühiselt, aga pärast pildistamist lähevad kõik eri tubadesse vaikselt omaette nosima. No umbes nii. August ei pea tooma sõja lõplikku lahendust, küll aga võib ta anda sündmuse, millest hakkab kujunema uus julgeolekukord või selgem piir ida ja lääne vahel. Päikesevarjutus puudutab tugevalt Venemaa juhtimist, kuuvarjutus toob samal ajal surve Ukraina juhtkonnale ja võib näidata, et mõlemad pooled jõuavad siis punkti, kus senist strateegiat on üha raskem jätkata. Jah, no see ei tähenda automaatselt õiglast või püsivat rahu. Ei tähenda. Neptuuni ja kalade tugev mõju nõuab erilist tähelepanu sellele, milline osa kokkuleppest on päris ja milline osa eksisteerib ainult diplomaatilises sõnastuses. Rahuleping võib paberil olla väga ilus. Küsimus on selles, kas sellele on ka kontrollimehhanismid, julgeoleku tagatised ja praktiline võimalus toimida ka siis, kui esialgne poliitiline surve kaob. Personaalselt on siis kalade varjutus kõige tugevam neile, kelle sünnikaardis asuvad planeedid või majatipud siis umbes seal 2 kraadi kuni 8 kraadi juures kalades, Neitsis, kaksikutes või amburis. Ja need on muutlikud märgid, nemad kohanevad, töötlevad informatsiooni ja suudavad kiiresti ümber orienteeruda. Probleem tekib aga siis, kui kohanemist on olnud nii palju, et inimene ei tea enam, millised piirid, kohustused ja eesmärgid on tema enda omad. No igapäevaelus võib inimene olla kaua aidanud pereliiget, klienti või kolleegi ilma selge kokkuleppeta. Ta vastab sõnumitele õhtul, teeb pidevalt lisatööd ja lahendab teise inimese probleeme, sest praegu on tal ju raske. Ühel hetkel aga selgub, et ajutisest abist on saanud püsiv töökorraldus, ainult et ilma ametinimetuse, vastava tasu ja puhkuseta. Ja kuuvarjutus võib tuua hetke, mil inimene mõistab, et pidev päästmine ei lase kummalgi poolel vastutust võtta. Tööelus võib olla suur ja inspireeriv projekt, mille ülesanded on tegelikult jagamata. kõik usuvad eesmärki, kuid keegi ei tea, kes kontrollib eelarvet, kes vastutab tähtaja eest ja kellel on õigus lõplik otsus teha. Ja suhetes võib tulla ootamatu sõnum või ülestunnistus,
kalade varjutus toob väga palju emotsiooni, aga neitsi pool nõuab konkreetseid küsimusi. Mis täpselt juhtus, millal see juhtus, milline kokkulepe kehtis, mida kumbki pool nüüd teeb? See on oluline, sest lause "ma lihtsalt tundsin, et nii on õige" võib olla täiesti aus, aga see ei asenda vastutust siis küsimusele, kuhu kadus ühiselt pangakontolt raha. Emotsiooni ei pea eitama, aga emotsioonist üksi ei piisa otsuste tegemiseks. Kõige parem lahendus ühendab siis kalade kaastunde ja neitsi selguse. Ja praktiliselt tähendab see, et lepi kokku piirid, kirjuta üles vastutus, kontrolli dokumente, tee varukoopia, ära jäta kogu süsteemi ühele inimesele vastutada ja kui tunned, et oled pidevalt kõigi probleemide lahendaja, küsi endalt, kes lahendab sinu omad. Me oleme siin mitu korda öelnud, et augustis tasub vaadata oma isiklikke transiite, jätta plaanidesse veidi varuaega ja kontrollida, millal mõni aspekt sinu sünnikaardist täpseks jõuab. Aga loomulikult ei ole kellelgi normaalset soovi istuda igal hommikul efemeriitide joonlaua ja taskukalkulaatoriga seal köögilaua taga, eriti siis, kui kohv ei ole veel valmis ja Merkuur otsustab samal ajal, et printeriga ei ole täna võimalik koostööd teha. Selleks olemegi loonud Astroviili, see on meie astroloogiline rakendus, mida saavad kasutada kogukonna portaali premium-taseme liikmed. Astroviilis saad vaadata oma või kelle iganes sünnikaarti ja transiite ja kasutada kalendrit, mis koondab kuu olulisemad sündmused ühele vaatele. Seal näed kuufaase, kuu aspekte, märgivahetusi, retrograadseid perioode ja sinu sünnikaardiga seotud transiitseid aspekte. Ja Astroviilis on ka väga võimas skänner, millega saad otsida siis olulisemaid transiite just valitud ajavahemikus. Nii ei pea sa kogu aastat päev-päevalt läbi klõpsima ja lootma, et mõni oluline aspekt sulle kogemata silma jääb. Rakendusega saab siis tööd teha nii telefonis kui ka arvutis. See ei asenda küll sinu otsustusvõimet ega tee sinu eest olulisi elulisi valikuid, kuid aitab näha, millal mingi teema siis koguneb, täpsustub või hakkab taanduma. Ja premium-taseme liikmena pääsed Astroviilile ligi otse kogukonna portaalist. Kui soovid enne keskkonnaga tutvuda, saad aadressil kogukond.astroloogiaabi.ee ennast tasuta registreerida ja oma sünnikaarti sealt vaadata. Jah, Astroviil ei ütle sulle muidugi, kas pead töölt lahkuma, maja ostma või endisele kallimale kell 2 öösel kirjutama. Viimasel puhul võiks küll rakenduses olla lihtsalt üks suur punane nupp kirjaga "Oota hommikuni". See on päris hea mõte, et võib-olla oleks see meie kõige populaarsem tööriist seal. No, kui augustikuud nüüd tervikuna vaadata, on väga lihtne sattuda kahe äärmuse vahele. Üks äärmus on paanika. Iga ootamatut uudist või tehnilist viga nähakse kohe märgina, et kõik kukub kohe kokku, ja teine äärmus on lihtsalt eitamine. Loodetakse, et kui probleemist mitte rääkida, püsib vana süsteem veel natuke aega ikka koos. No August ei toeta tegelikult kumbagi. Tema nõuab, et vaataksime nõrkustele otsa enne, kui surve sellele meie eest nähtavaks teeb. Kuu alguses on võimalik siis koristada, lõpetada, tugevdada oma vundamenti, kuu keskel tuleb vaadata kas suure juhi, suure lubaduse või ka šokeeriva paljastuse taga on ka kontrollitavad faktid. Ja kuu lõpus selgub, kas suurel ideaalil on praktiline toetus ja kas tehnoloogia ja informatsioon teenivad inimest või sunnivad inimese süsteemi järgi ümber kujundama. No, kõige kasulikum küsimus ei ole seega, kas august tuleb hea või halb. Palju parem küsimus on, milline osa minu elust vajab enne järgmise arenguetappi kättetulemust siis ausat võib-olla stressitesti. Seega vaata üle leping, mida oled liiga kaua edasi lükanud, kontrolli süsteemi, mille toimimist oled pidanud enesest mõistetavaks, räägi läbi piirid, mida oled rahu säilitamise nimel vältinud ja kui vana roll, kokkuleppe või töövõtte augustis enam ei kanna, ei tähenda see tingimata, et oled läbi kukkunud. Tõenäoliselt tähendab see, et uus etapp ei mahu enam vanasse vormi. Mõnikord ei ole vaja maja süüdistada selle vanuses, sellepärast, et ta kokku kukkus. No mõnikord tuleb lihtsalt tunnistada, et me ehitasime teise korruse ilma vundamenti kontrollimata. Soovime sulle kaineid otsuseid, töötavaid varukoopiaid ja teadlikku augustikuud. Ja kohtumiseni juba järgmises ülevaates.